Head sõbrad, üks ja ainuke Mehed hakkame elama podcast alustab. Mina olen saatejuht Kaider Kaar ja mul on täna hea võimalus öelda tere Raul Olle. Tervist! Kui sa ise peaksid ennast tutvustama, kuidas sa tavaliselt seda teed? Ma arvan, et tihti ei pea seda tegema, aga kui nüüd täna vaja teha oleks, siis endine suusasportlane ja tänane veteran sportlane. No igatahes oled sa läbi imbunud spordist, sinu soontes voolab suusamääre, ma kujutan ette, või siis mingi rattaketiõli. No võib niimoodi jah, kaudselt öelda küll. Millal sa tõmbasid joone alla oma tippsportlase karjäärile? Kui palju sellest tänaseks päevaks möödas on? 2007 ja viimane võistlusnumbriga oli siis märtsi lõpus Jaak Mae karikavõistlused. Sellest on omajagu möödas, aga mis see veterani tegevusse puudutab, siis ilmselt ma kujutan ette, et neid võistlusi jagub küll ja küll. Millal oli viimane? Viimane numbriga sõit oli eelmine laupäev Tartu rattamaratonil. Kuidas läks? Kuidas teised sellised väärikas hea sportlased sulle konkurentsi pakkusid? Väga hästi pakkusid, aga tulemus kõige parem ei olnud, et katkestasin oma vanuseklassi liidri kohalt kummipurunemise tõttu. Ai, tehnikasport, midagi pole teha. Raul, ütle, kuidas sinust sai üldse liikumise inimene? Kuidas sinust sai suusataja? Milline su perekonna selline, millisest perest sa tuled? No peres vanemad kindlasti spordiinimesed ei olnud, aga alates 7. eluaastast ma elasin hästi pikalt Haanjas, kus vähemalt tollel ajal olid Eesti kõige suuremad lumemäed ja kõige nii-öelda atraktiivsem maastik värskes õhus liikumise jaoks. Ja siis sealt ilmselt ikkagi midagi nagu külge jäi. Kuigi ma mäletan, et isegi Võrus, kui ma käisin lasteaias, siis ma olin vist 6-aastane ja ma mäletan väga selgelt, et 1. jaanuaril, kui Nõukogude Liidu hokikoondis mängis Montreal Canadiensiga neid hokilahinguid seal Kanadas, et siis ma olin naelutatud televiisori ette, et ma olen ikka hästi tänase päevani hästi tugev tugitöösportlane ka. Kas sa oskad ka, me oleme siin rääkinud sellest saates ka, et tegelikult see niisugune fännikultuur tihti peale on ka see, mis inimese enda viib spordirajale, et kas sa kinnitad või lükkad ümber? Ikka kinnitan, jah. Kas hoki ei tõmmanud? Seal muidugi Haanjas on need lamedaid platse leida on üsna raske ja tegelikult ega eestlastel polegi ju olnud mingit hokilugu pikka. Ja, no tegelikult ma ikka vaatasin kõik, et seda Kalevi korvpalli ja hokit ja kõike, mida siis tollel ajal, see oli siis võib-olla siis aasta 1975-76, mida Eesti televisioonist vaadata võis, et ega neid spordisaateid seal nüüd väga palju ei olnud, aga kõik, mis tuli, ikka enam-vähem ma arvan, et ma vaatasin ära. Ja nüüd on niisugune süstemaatiline, ma mäletan hakkaski just siis, kui Toomas Uba ja need tegid neid suusaülekandeid. Et siis hakkas pihta, no seal oli ju kihvtid välisülekanded, lahtid, eks ju. Ma kujutan ette, et see oli päris inspireeriv vaadata, kuidas mehed sõitsid Adidase mütsid peas. Ja, et tollel see varustus oli võrreldes tänase päevaga ikka hoopis teine, aga jah, siis ma ikka mäletan, et seal 6., 5. klassis ikka juba kuidagi mängisin ennast kodus haigeks ja siis vaatasin neid võistlusi. Aga peres, kas keegi liigutas ka vanematest või seal sellist täiesti null? Jah, ema oli õpetaja, isa tavaline tööinimene, et seal nagu sellist, nagu tänapäeval käiakse nii-öelda tervisesporti tegemas erineval kujul, et sellist asja seal nagu 80ndate alguses Haanjamaal kindlasti ei olnud. Aga ometigi Tartu maratonil oli, ma ei tea, kümneid, ma ei tea, kui palju see, mis see rekord on, seal mingi 10 000 pluss on ju. Jah, oli 10 000 inimesi. Et ometi selline äärmus oli seal olemas, on ju. Jah, selles mõttes nagu tavaline siis tööinimene tegi sporti ikkagi selle ajal kõvasti, aga eks jah, see Tartu maraton on omaette fenomen nagu Eesti spordis. Aga võib-olla see oli midagi sellist, et töö juurest kästi minna? No võib-olla kedagi kästi ka, aga nüüd ma kujutan ette, et see on ikkagi, see ei ole 6 või 8 kilomeetrine järvejooks, et sörgid sealt kuidagi ära. Et
see on ikkagi siuke korralikum ettevõtmine ja selle jaoks pidi ikkagi mingi elementaarne varustus ka olema, et ju siis ikkagi talvel need inimesed seal üle Eesti ikkagi suusatamas käisid. Sa alustasid sellise sihipärase spordi tegemisega, ma kujutan ette siis kuskil seal põhikooli lõpus või keskel? Jah, kuskil ütleme seal, et ütleme siuke süstemaatilisemalt juba siis ma arvan, ma olin 7. klass, kui Laur Lukin kutsus enda juurde laagrisse ja siis peale seda ma juba tollel ajal oli keskkool, tänase päeva mõistes gümnaasium, et siis kui ma läksin Võrru sinna, et siis ma juba hakkasin Laur Lukini juures trennis edasi käima. Mis sinu arvamus selle koha pealt on, et tegelikult meie tänapäevane pilt on ju hoopis laiem, et meil on võimalik harrastada ühest küljest padelit, lauatennist, piljardit, 10 võistlust, see valik on ülipalju ja lapsed üldiselt tahavad proovida erinevaid asju. Mis sinu selline, ma ei tea, kas sul on endal lapsed, kui suured nad on või väiksed? Jah, et mis sinu kogemus on, et kas pigem nagu julgustada, et kannata ära, käi seal balletis, käi seal tantsus, käi seal piljardis, mis iganes jooksmas on ju, et küll kuskile ikka pidama jääb või mis sa arvad? No pigem jah, ma arvangi, et kõige keerulisem võib-olla on see, et kui täiskasvanud inimene surub enda nii-öelda täitumatu unistusi spordiradadel siis oma lapsele ka peale. Et ta peaks ikka laskma lapsel valida ise, mis talle meeldib teha ja siis teda vajadusel suunama. Et jah, et kui endal ei tulnud näiteks korvpallis või kergejõustikus hästi välja, et siis ei pea nagu neid täitmata unistusi üritama siis lapse peale välja mängida. No ma kujutan ette, et sul oli see tõmme sinna suusarajale oli üsna nagu konkreetne, et ega seal Võrus nagu väga palju alternatiive, hokit seal mängida ei saanud ja võib-olla 10 võistluse plats oli kuskil mujal. Jah, et seal tõesti, ütleme, Haanjas pigem seal ei on nagu tõesti peale suusatamise mitte midagi teha. Aga käsipall? No käsipalli ei olnud ka võimalik kuskil mängida. Et meil nagu mingit staadionit, ujulat, võimlat meil ei olnud. Et kogu tegevus käiski ainult septembrist kuni siis juunini ainult õues ja põhimõtteliselt ilma igasuguste erinevate vahenditega. Millal sa aru said, et suusatamine ongi see, mis ongi sinu töö? Et see, kuidas sul läks, oli piisavalt äge, et olla, ma ei tea, noortekoondis ja sealt edasi, on ju? Jah, no tööks ta ikkagi sai peale gümnaasiumi lõppu, et siis aasta oli 86 ja sellel ajal oli ikkagi arvestades seda poliitsituatsiooni ka Eestis. Eks iga siuke spordimees üritas läbi siis oma lemmikharrastuse Vene sõjavast kuidagi kõrvale viidida ja siis mul see kuidagi tänu tulemustele ja õnnelike juhuste kokkusattumusele õnnestus nii ka teha ja siis sealt edasi jäigi ta nagu pikkadeks aegadeks jäigi ainult tööks. No meie tänane selline jutu fookus on ikkagi, kuidas inspireerida kuulajaid, aga kui sa ise oma karjäärile tagasi vaatad, mis on need hetked, mida sa mõtled, et nüüd ma võin tegelikult käed puusas magada küll? Ja ega kordagi niimoodi otseselt ei mõelnud, et nüüd võiks käed puusa panna. Aga jah, ütleme, et ma lõpetasingi, tegelikult ma mõtlesin, ma teen täpselt 40. eluaastani ära, aga siis, kui ma olin 39, siis see aasta 2007 Eestis oli ülikehva talv ja siis see, kui ma olin seal aastavahetusel veel käinud kuskil Soomes põhjas laagris, et valmistuda nagu võistluseks ja siis Eestis oli 0 lund ja see võistlus jäi ära ja siis see võis olla mingi 8. või 9. jaanuar, kui ma sõitsin +10 kraadiga Sakus rullsuuskadega asfaltteel ja siis ma mõtlesin, nüüd on kõik rohkem, ma enam järgmist talve ma enam üle ei ela. Aga mõni hetk, mida sa ise nagu mõtled, et tegelikult see läks päris hästi? No jah, et kõik ütlevad, et see Vaasa võit 2000 oli äge ja ta oligi äge. See oli legend, no. Jah, aga siis ütleme, et kui sinna nagu tagasi tulla nende pikamasuusatamiste juurde, et siis tegelikult 4 aastat hiljem see teine koht, mulle isegi nagu meeldis natuke rohkem, et see 2000 võit tuli natuke võib-olla
liialt kergelt kätte, aga see 2004 oli ikkagi nagu taktika ja kõik muu ka sinna juurde, et seal oli mängu ilu. Seal oli mängu ilu palju rohkem, jah. No nii, selge. Räägi mulle, mida sa täna teed, mis see tänane Raul Olle selline missioon ja töö on? Ma ütlen kuulajale, et mina olen Rauliga, me põhimõtteliselt kohtusime täna teist korda, aga ma olen Rauli näinud Nõmmel treeninggruppe juhendamas. Et põhitöö kohta mul täna nagu Sparta spordiklubis, kus ma tegelen nagu ürituste erinevate korraldamistega, läbiviimistega ja siis juhendan Sparta täiskasvanud suusagruppi. See on siuke, see töö on nagu, mis mulle tõesti nagu meeldib ka, et see on täiskasvanud inimesed ja kõik teavad, et mida nad täpselt siis tahavad või saavad teha ja selles mõttes on nagu äge. Sellise grupi vaim on seal hästi nii-öelda nagu kihvt. Kui me nüüd mõtleme selle inimese peale, kes ütleme lapsena võib-olla ei liikunud või liikus ka, aga mingisugune paus on, et ma nüüd tajun endas uut soovi. Mis sinu selline nõuanne on, et kuidas seda liikumisharrastust nagu käivitada või taaskäivitada? Meil see taust on meil väga erinev kõigil, aga mis siukene sinu nõuanne on? Ja ma isegi näen seda enda koha pealt niimoodi, et hästi palju sõltubki tegelikult sellest taustast, et mis see punkt on, nüüd me oleme jõudnud sinna, et kus me tahame nagu natuke jälle võib-olla tervislikumalt elada ja siis liikuda, et mis on sinu endine taust, palju sul on nagu spordi tegemisega vahe sisse jäänud mingist ajast, eks ole, ja ilmselt sa ikkagi mõtled selle peale ka, et kuhu sa siis lõpuks nagu jõuda tahad, et kas sul on lihtsalt eesmärgiks ennast natuke liigutada, paremasse vormi saada, et tervis ka parem oleks, või siis on sul juba mingi natukene spetsiifilisem sportlik eesmärk läbi selle? No ütleme, et on eesmärk elada natukene kauem, kui statistika meile meestele ette söödab. Et no siis jah, ütleme, et ma arvan, et kõige mõistlikum oleks ikkagi mõelda, et millega sa siis tahad nagu tegeleda sportlikus mõttes, et kas on sinu lapsepõlve mingi sportlik harrastus, mida sa nagu võib-olla tehniliselt poole pealt ja valdad paremini ja tead juba, et kuidas seal mingit liigutust või asja teha, või siis võtad ennast nagu täiesti puhtale lehele ja siis hakkad vaatama näiteks, et selge see, et 10 ja 15 aastat tagasi padelist ei teanud keegi midagi, et tänapäeval see on uus väga tõusev trend Eesti spordimaastikul harrastajate seas või sama nagu discgolf ja nii edasi. Et siis hakkad sealt vaikselt minema, et vaatad, kas ta sulle nii-öelda kehaliselt sobib ja kas kannatab teha, et spordialad on nagu hästi erinevad või siis valid jõusaali või mingi muu välispordi, et mida sa ise nagu teha tahad ja eks tulebki, ma arvan, kindlasti arvestada ka sellega, et kui 15 aastat tagasi sa kaalusid 20 kilo näiteks vähem, et siis see järk-järguline astmetena nagu minema, et see on ka hästi oluline, et ei tohiks nagu suure hurraaga ennast nagu erinevate spordialadel ära lõhkuda. Kui palju sa oled näinud neid, mulle endale väga meeldis film Kellele lüüakse pulsikella, mis räägibki sellistest väga kirglikest spordimeestest, kes võib-olla puhkavad ikkagi liiga vähe. Et kui palju sa oled näinud seda vigastamist ja seda, et inimene tegelikult ei mõtle? No ütleme ikkagi niimoodi, et kõrvalt päris palju, jah. Et loomulikult ma ise olen ka nüüd ikkagi viimased 15 aastat treeninud puhtalt emotsioonipõhiselt. Ega mul mingit plaani ei ole ja kui ma tunnen, et ma tahan kihutada, siis ma kihutan ja kui ma ei taha, siis ma ei üldse välja. Ja tegelikult see vabadus on nagu hästi mõnus. Eriti veel peale seda, kui sa oled mingi 15-20 aastat käinud ainult mööda nööri ja teinud siis seda sporti. Et siis see on nagu väga oluline, aga kindlasti jah, ütleme, et tuleb ikkagi mõelda, et
kui kunagi tahetakse selle nii-öelda tippharrastaja tasemel jõuda, et siis see ei käi nipsust mingi paari kuuga, vaid selleks tuleb ikkagi nagu natuke põhja laduda ja erinevate aladega tutvust teha ja see tehniline baas omandada, et seal ei tuleks asjatuid vigastusi ja muid tervisemuresid. No siin on ikkagi, ma tunnen, et sellist kaks suunda, et üks on see sama sinu suund, mida sa ise praktiseerid ja siis see teine suund, keda sa võib-olla treenid, eks ju, et need, kellel ongi, ma ei tea, eesmärgid oma Tartu maratoni või oma mingisugust rattamaratoni või mis iganes Vaasa-Lopeti tulemust korrigeerida, on ju? Ja ütleme, et enda kogemuse pealt ma võin öelda, et selles vanuses nagu mina, et seal ikkagi võiks nagu mõelda jah, et pigem ikkagi distantsi läbimise peale kui mingi numbrilise koha või aja saavutamise peale, et eks see oli hästi personaalne loomulikult, aga ma ise tunnen küll, et võib-olla ka läbi selle on see tunne tekkinud, et võistlenud ma elus väga vähe just ei ole, et nüüd nagu aitab, et tegelikult lihtsalt trenni teha on palju mõnusam, et see võistluspinge kindlasti mulle nagu liiga ei tee, isegi kui ma nagu aastas 2-3 korda numbri peale panen, et seda nagu ei ole, aga lihtsalt keha ja vaim ikka ütlevad, et see võistlemine on nagu tänasel päeval minu jaoks ei ole ja siis üliharva jah, kui ma nagu numbri nii-öelda siis lenksule või siis selga panen. Kui sa avaksid natuke seda oma meetodit, et kui palju see sinu rutiin on, ma kujutan, et sinu töö tõttu sa liigudki nagu väga palju juba sellepärast, et sa oled tööl mingi grupiga koos, aga kui sa mõtled nagu sellest nagu lahti, et mis see sinu selline hea enesetunde ja enda jaoks treenimise niisugune nädalatsükkel on? Ja, et enda koha pealt ma võin öelda, et tegelikult ütleme nii, et kui mul juba 2 päeva jääb nagu täiesti vahele sportliku tegevuse mõttes, siis mul ikka enesetunne läheb juba ikkagi nagu tuntavalt halvemaks. Et see on jah, võib isegi nimetada nagu treening või spordinarkomaaniaks. Et siis ma pean ikka kindlasti nagu liigutama. Et ja hea enesetunne on nagu ülioluline minu jaoks ja kuna ikkagi jätkuvalt meeldib nagu liigutada, et siis selles osas nagu need osapooled jooksevad ilusti nagu kokku. See tüürib ikka sinna, et see 7 päeva nädalast 7 päeva ei tee, aga ütleme, et 4-5 küll jah, tahaks ikka nagu teha, et mingid teatud kindlasti puhkapäevad ja ütleme, et järjest rohkem kuidagi ma olen ilma osas ka valiv, et kuna ma nüüd praegu ikka viimased 10+ aastat sportlik tegevus on vara kevadest hilis-sügiseni ainult rattaga sõitmine, et siis ütleme, kui ikka konkreetselt sajab, siis ma ikkagi välja ei lähe. Et jah, nii palju siis ikkagi ilm natuke seda tegevust nagu mõjutab. Aga kui sa vaatad neid mahtusid või mingisugust aega sätid, et kui palju sul nagu, ütleme, selle ühe liikumise siis ajakulu on ratta peal näiteks 2 tundi peale? No ratas on selles mõttes nii-öelda jutumärkides halb spordiala, et selleks tunniks ajaks ei ole mõtet üldse hakata riidesse panema, et see võtab nagu hästi palju aega, et sihuke 2 oleks juba sihuke väga okei, aga ütleme, et alla 1,5 tunni ma kunagi ka ei sõida, et ikka see pigem jääb nädala keskel sinna kuskil 2 tunni juurde võib-olla või natukene alla selle siis ja nädalavahetustes me teeme nagu grupiga ikka kõvasti pikemaid trenne, et juba 3 ja 4 tundi ja nii edasi. Et siin jooksu inimestega, kellega ma rääkinud, et nendel ikka tund 15 on juba nagu sihuke korralik jooksutrenn, et selles mõttes jah, kes valib nagu rattasõidu, et siis seal ta peab nagu ikkagi arvestama et see treeningaeg on oluliselt pikem. Aga kui nüüd vaadata, ma hüppan kohe vahele, vabandust, et kas maastikul liikudes on võimalik saada ka ütleme selle 1,5 tunniga seda maffi kätte, et ma kujutan, et maanteel on see distants lihtsalt läheb pikemaks, meil ei ole ju selliseid ägedaid tõuse. Ja ütleme jah, et kui konkreetselt, ma arvan, see käib nagu siis kaudselt ka jooksu ja suusa kohta, et tegelikult siis pinnavorm ja teekate, et see ikkagi mõjutab nagu selgelt seda intensiivsust. Et talvel on ka, nagu sa ise hästi tead, et kui on peale sula läinud külmaks, et siis libisemine on hoopis teine kui see, et on 0 kraadi ja sajab värsket lund. Et see mõjutab kõvasti, pluss siis nagu reljeef, et meil
siin Tallinnas nagu väga seda eriti võtta ei ole ja kui konkreetselt nüüd nagu suusa peale minna, et siis päris mitmed talved ja hästi pikka aega Tallinna suusatamine toimubki ainult mingi kilomeetri 1,5 kildisel ringil täiesti sileda maa peal ja kui siis see inimene, kes on nagu kogu aeg enam aastaringselt siin treeninud ja läheb Lõuna-Eestisse Otepääle või Haanjast. See sureb ära. No ja ta ütleme põhimõtteliselt ta sureb ära. Et see on mitte selles osas, et tegelikult ei sure, aga tal on väga raske. Tal on väga raske, jah. Just ongi. Tal on väga raske, et isegi võrreldes näiteks Kesk-Euroopa Alpidega on ikkagi Lõuna-Eesti ka täiesti sile maa, aga see on nagu rattasõidu poole pealt. Et siis isegi seal juba Tallinna inimesel tekivad tuntavad raskused alguses vähemalt. No kui nüüd inimene kuuleb, minu jaoks ratas on suhteliselt uus asi, ma arvan, et 3 aastat ma olen varasemalt sõitnud ükses ratast kasutanud tarbevahendina, käinud turul ja poes ja külas, aga nüüd ma olen siis selle kiiresõidu rattad endale hankinud. Et ütle, milline on selline hea niuke sisseastumine? Ma ütlen, et rattaga on lihtsalt tore sõita, et sa saad seda teha kollektiivselt, sa saad juttu ajada, sa saad valida endale seda mets või maantee on ja meil tegelikult siin Tallinna kandis on ju ka väga mõnusad neid kergliiklusteid ja tegelikult metsaradu. Et aga ütle, milline on selline hea niukene, kuidas alustada? Võib-olla kõigepealt peakski nagu enda jaoks selgeks mõtlema, et just et see, et kui nüüd rattaga sõitma minna, et kas see oleks nagu maantee või metsasõit, et rattavarustus iseenesest on päris kallis ja nii-öelda erinevaid rattaid pidada, see on ikka, ütleme, et päris kulukas. Ma ütleks siia, et võta gravel ja osta lihtsalt 2 jooksu, et osta metsajooks ja osta maanteejooks või refit. See on väga juba professionaalne suhtumine, et nii olekski tegelikult nagu õige teha. Aga sul on üks ratas siis vähemalt? Jah, et siis sa saad nagu mõlemad nii-öelda distsipliinid kaetud. Et see jooksu vahetamine nüüd nii keeruline ei ole, et seal tekivad mingid väiksemad nüansid, et siis nende ülekannetega, mis sa kasutad maantele, võid sa natuke siis metsa ette jääda ja kui sa võtad nagu graveliratta, siis jah, seal nagu ütleme Allamäge asfaldipedaalides hakkad jalad võib-olla liiad kiiresti ringi käima. Aga üldiselt sa katad nagu ikkagi alustaja mõistes, sa katad nagu niimoodi ära küll. Aga kuidas seda tegema hakata? Okei, no ma arvan, et poes lähed poodi või leiad kuskilt turult või ratta kogukondades, sa leiad endale selle ratta ja ma arvan, et inimesed raiskavad raha palju lollakamatele asjadele, kui on ratas. Et hoidke kokku ja saate endale lubada küll, pole midagi. Aga et kuidas seda nagu sättima hakata või kuidas ma seda kava teen või et noh, ma ei tea, ma tahaks minna sügisele seda Tartu rattamaratoni proovima, mis on umbes mingi 90 kilomeetrit, et ütleme, et mul on aasta aega, et kuidas ma seda siis nagu võiksin tegema hakata? Jah, ütleme, et rattasõidus ka ikkagi nii palju, kui mina olen seda nüüd teinud 10+ aastat, et kindlasti peaks käima nagu kas siis samas poes, kus ma selle ratta ostan või kui kellegi edest, et saaks selle asendi paika, et selle vale asendiga tekivad ikkagi, kui sa hakkad juba niimoodi järjepidevalt vähemalt 3, 4, 5 korda nädalas harjutama, et võivad tekkida sellised vigastused, põlve, selja vigastused, et see asend, rattasõidu asend peab olema ikkagi nagu väga paigas, et kas see peab nüüd päris millimeetrite pealt olema, aga ikkagi põhimõtted, mida seal nagu arvestatakse, need peavad ikkagi paigas olema. Ja siis juba vastavalt sellele, et vaikselt pihta, et jah, mingi 1,5 tundi, 2 tundi, kui juba see nii-öelda isu suureneb ja ambitsioon läheb ka kõvemaks ja tekivad sinna veel mingid muud emotsioonid juurde, et siis võiks täiesti mõelda, et keegi võiks isegi nagu treeningkava teha. Kui on ikka nagu sportlik eesmärk. Aga lõbu mõttes ma ütlen, et see on väga tore võimalus enda mõtteid klaariks mõelda. Mina sõidan ka pigem mitte vihmaga ja mitte väga külmaga ja ma ütlen, et see on suusatamise järel number 2 spordiala minu jaoks, et mulle lihtsalt väga meeldib. See on hea võimalus olla looduses, värskes õhus ja sa saad sättida seda tempot, et kui täna nagu ei viitsi, siis ma lihtsalt nagu kruisin, on ju, ja kui on nagu vurtsu sees, siis ma panen kõvemini. Ja rattas on, ütleme niimoodi, et üksinda saab ilusti sõita, aga ka siis suuremas või väiksemas grupis, et siis tegelikult
kui sul füüsis nagu veel nii hea ei ole, siis jooksus ja suusas sa seda nii-öelda grupisõidus väga ei kompenseeri, aga rattasõidus, kus kiirused on kõvasti suuremad ja võib-olla nagu seda maastik on nagu avatum, et siis seal tegelikult juba sa suudad tuules püsida ka level või isegi võib-olla 2 kõvemal rattulil, et kuna sa lihtsalt tema taga sõites hoiad nii palju energiat kokku. Nii et igal juhul proovige ja ärge kartke, aga kui on näiteks huvi, ma ei tea, täitsa loll, siis ma saan sulle helistada ja öelda, et Raul, aita. No ikka kindlasti jah, nii palju kui ma neist asjadest nagu olen aru saanud, et eks ma ikka midagi oskan võib-olla soovitada ja siis kellegi juurde juba edasi suunata. No ja neid rattagruppe ilmselt tasub otsida ka sotsiaalmeediast, et kindlasti on neid, et sõidame, ma ei tea, laupäeval koos või tehke lihtsalt huviliste grupp kokku ja ma ütlen, et selleks ei ole vaja. Ma ei tea, kui sul on ratas, mis sõidab, hakka sõitma sellega ja ühel hetkel saad aru, et kui sul sellest enam ei piisa. Ja ta on ikkagi, ütleme, selline hästi kehasõbralik, et istuvas asendis mingid kõhred liigesed midagi ei tohiks ära kuluda otseselt, eks ole. Ja eriti just nagu suurema kehakaaluga inimestel soovitaks nagu kindlasti, kes tahaksid nagu sellist aeroobset tööd teha või nagu on suunitud sinna vastupidavu spordi poole, et just võikski jalgrattas nagu alustada, et jooks ja selline põrutamine ja kus tänu selle võib-olla liigsele keharaskusele saab organism nagu täiendava koormuse, et see rattasõit on selles mõttes küll nagu üks parimaid alasid üldse, mida ma oskaks nagu praegu hetkel soovitada. Ja võtame pinget maha ka, et unustage need sõnad maanteeratas ja gravel ja jooksude vahetamine, et unustage see ära. Ja hakake nagu rohujuure tasandilt pihta ja kui see nagu meeldib, et siis sealt saab alati nagu ülespoole minna. Ja meenutage seda, milline tunne teil oli lapsena rattaga sõites, et see rattaga sõidu vabadus, ma mäletan, kui ma sain oma esimese ratta, ma tundsin ennast nagu maailma nagu kotkas. Et see sama tunne tegelikult tuleb tagasi, kui see praegu lähed sõidad. Ja ütleme, tänasel päeval ikkagi rattad on väga uhked ja liiguvad päris kiiresti. Liiguvad. Nüüd teine teema, millest ei saa üle ega ümber, Raul, kui sa siin juba oled mul. Räägime suusatamisest. Kuidas sellega on? Ma võin rääkida oma loo. Mul on väga hea lugu, et lapsena koolis oli see kõik nii mitte üldse väga meeldiv. Mul oli väga pikk paus ja ma alustasin 32 umbes, kui ma sain kingituseks klassikakomplekti, need liibuvad suusapüksid ja kogu varustuse kepid, kogu möllu ja hakkasin Pirita all sõitma. Kõigepealt võtsin Jaak Mae need lapsed endale, mõtlesin, et võtan tuulde. Sõitsin 150 meetrit, siis hakkas väga halb, istusin kännu peal maha, puhkasin. Siis vaatasin, et mingi eakam taat tuleb. Võtsin sellele sappa 100 meetrit, kõik. See läks eest ära. Siis oli üks naine, kes vedas selja taga seda käru või seda saani, kus oli imikud sees. Minu arust oli neid seal 2. Ja siis ma proovisin tal tuules hoida. No võib-olla 200 meetrit hoidsin, et sain aru, et ma pean kuidagi ikkagi täitsa nagu alustama rahulikult. Ja siis ühe korra ma selle ühe vanamehe käest küsisin, et miks see nii on, et sa nii palju must parem, et ma olen tugev nagu ärg, on ju. Kuigi paks, on ju. Ta ütles, et ma olen lihtsalt mingi 65 aastat seda harjutanud nagu üle päeva enam-vähem, et sa ei tee ka 60 aastat küll tuleb. Aga kuidas alustada, kuidas teha seda, et ei oleks alguses nagu halb, et oleks kohe hea? Kahjuks sellist imerelva ei ole hea, et kohe algusest oleks hea. Et hingad läbi nina ja sõidad Jaak Mae suusakooli eliit lastel taga. Sellist asja kahjuks ei ole võimalik teha, või tekitada. Aga kui on idee minna nagu suusa peale, siis tuleks endale vaadata nagu suusavarustus. Eriti oleks, kui näiteks suvi on ikka kõigil nagu siuke rohkem puhkamise ja perega koos olemise aeg, et näiteks sügisest hakata vaikselt jooksmas käima. Rullsuusatamine on siuke, et kõigil ikkagi väga nagu, eriti algajad, kellel mingid suusataust ei ole, sellel võib-olla see on väga... hirmus, Raul, see on hirmus natuke, võib-olla. Ja et seda võib-olla ei soovitaks. Aga et siis, kui hästi nüüd loodan, et ma väga spetsiifiliseks ei lähe, et kes nagu suusatamisega üritab siis tegelema hakata, et seal on nagu 2 erinevat tehnikat, üks on siis klassika, teine uisk, et siis nagu see mõelda, et millega võiks nagu siis alustada
ja siis vastav varustus endale soetada ja siis hakata nagu vaikselt pihta. Et no Eestis kahjuks jah, ütleme see, kui sa ratas saad sõita ikkagi suht kohta normaalsetes tingimustes varakevadest hilissügiseni, siis suusatamises on ikkagi nagu päris natukene see seis nagu nutusem, et hästi palju ikkagi sõltub sellest, kui palju keegi kuskil jõuab seda kunstitund teha ja laiali vedada ja looduslikku lumele talvel nagu lootma jääda suusatamise koha pealt, et tänasel päeval on ikka väga keeruline. Et see seab nagu jah, omad mingid teatud kindlad piirid. Et selles mõttes natuke selle spordiala puhul on kurb, et maks aeg, mis sa saad nagu suusatada võib-olla talvel on jah, seal ütleme 2,5, võib-olla heal juhul 3 kuud, et ega rohkem nagu väga välja ei vea ja kui ütleme, et tavainimesel on ikka keeruline sinna 1,5 kilomeetrise ringi peale suusatama sundida, kus kõik panevad sust vasakult paremalt ülevalt alt mööda ja mingi oja vuliseb kuskilt kõrvalt mööda ja mustikavarred on raja ääres, et see on nagu natuke keerulisem, jah. Aga ikkagi ennekõike just, et aste-astmelt, samm-sammult, rahulikult ja siis ma arvan, et tuleb see tervise pool ka järgi. Ma arvan, et see suusatamine, mulle tundub, et on pigem nagu selline boonus mingile muule liikumisele, et kui sa muidu oled rattasõitja või ma ei tea, jookse, siis talvel on see suusatamine nagu siukene nagu tore, kui ma saan teha, on ju. Jah, ja täpselt nii ongi, et võib-olla jooksjad nii palju seda suusatamist vähemalt minu teada ei kasuta, aga ratturid küll ja päris palju, ütleme niimoodi, et talvel ikkagi külma ja pimeda ja siis libedaga nagu rattaga sõitma ei lähe, et siis nad kasutavad seda nii-öelda sportlikuks tegevuseks siis seda suusatamist. Aga suusa osas on meil samamoodi ilmselt, et varustust otsige on kasutatud ja uut ja neid klubisid meil on siin küll ja veel, et lihtsalt mina ise olen väga paljude suusainimestega kokku sattunud just seal Nõmmel, kus mina elan, et kui sa seal ikkagi nagu mingi järjepidevusega käid, siis seal on alati keegi, kes oskab sulle mingit nõu anda ja suunata sind kuskile edasi ja mingid need samad vanamehed ühel hetkel võtsid ette ja sõitsid muga koos, rääkisid mulle oma eluloo ära ja siis ütlesid, nüüd me õpetame su suusatama ka, on ju. Et ma paar nippi sealt sain, et neid mehi ma tervitan, need on mu suured sõbrad, ootan juba talve, äkki saame jälle kokku. Aga kui ma mõtlen nüüd nende tüüpide peale, et kes on nagu teinud aastaid, et sa oled nagu, ja mingil hetkel saad aru, et ma olen nagu ühes rajas või et ma olen nagu, teen seda kõike ühte moodi ja ma ei tea, mingil hetkel ikkagi see vanus juba seab selle piiri, et ikkagi nagu areng on see, kui sa järgmisel aastal ei ole kehvem, kui sa olid eelmisel aastal, on ju. See on sportliku vormi nagu kõige esmasem näitaja, jah, täpselt. Jah, et aga kuidas siis nagu endale seda uut rõõmu leida? Et mina näiteks ongi, et suusatamises ma ikka nagu, kuigi seda vana rasva nagu ikkagi jagus nagu päris, ütleme, et isegi võib-olla 10 aastat. Et see liigutus on sees ja kui sa ikkagi nagu suvel tegid suht korralikult seda rattatrenni, siis tegelikult see võhm kõik säilis. Et need kiiruslikud omadused ja võimed on tal muidugi sellised, aga üldiselt siukeses tugevas tempos päris pikka aega kannatas sõita küll. Aga ütleme, et selle kiire sõiduga, sellega peab nagu ikka kogu aeg tööd tegema. Aga et nagu ajaliselt palju sõita normaalses siukeses rahulikus tempos, et sellega saab nagu kindlasti praegu ka veel hakkama. Ma mõtlen just seda, et kuidas seda vürtsitada, et kas teha mingi suusareis mingisuguse pundiga, minna päikse alla suusatama või ratta mõttes samamoodi teha talvel rattalaagrit või vahetada oma seda teeningruppe. Just, et see emotsioon maksab nii palju. Ja, et kuidas selle emotsiooni sina saad? Mina saan näiteks niimoodi, et mul ongi nagu per hooaeg on siis nagu 2 erinevat, et siis ratas ja suusk, et selle ma nagu, ja muidugi kindlasti need laagrid annavad hästi palju juurde. Et siin näiteks enda suusagrupiga on kohe siukse näite, et keegi enam ei tahagi põhja, kus on rohkem lund, kus on võib-olla ilusamad rajad, ei tahagi minna, sest kõik tahavad minna detsembris 1800 meetri kõrgusele Itaaliasse Livignosse, sest seal paistab päike ja see on hoopis teine emotsioon, mis sest, et sa võib-olla sõidad ka seal väiksema ringi peal ja sa ei saa päevas 2 korda treenida, aga lihtsalt see muu kõik sinna ümber, selle spordi tegemise ümber, see on nagu tavainimesel nii oluline, et samamoodi, et kas kui vähegi võimalust nii ajas kui finantsis on, et loomulikult mine
kevadel otsi endale mingi sobiv grupp ja mine Itaaliasse või Hispaaniasse kevadlaagrisse ja sõida seal. Ja siis, kui sa tuled sealt tagasi, sa saad aru, et mis on selle nagu spordiala võlu. Nii et ühesõnaga, ärge unustage emotsiooni, et ma arvan, et sama ägedat laagrit saab teha ka siin, vahetage, tehke lihtsalt, mõelge natuke teistmoodi. Ja natuke kui vähegi varianti on, et siis vahetage natuke spordialasid ka. Nii, Raul, mul on sulle üks küsimus lõppu, aga mul on üks väga kõige tähtsam küsimus. Kuidas sa oma suhteid selle spordi tegemise kõrval nagu värskena hoiad? Mis su naine, kes sellest arvab? No ütleme nii, et järjest rohkem ikkagi nii-öelda naise ja pere soovid aastast aastasse nagu lähevad suuremaks, sest ma ise ka tunnen, et tegelikult sellises nii-öelda oravrattas ringis, et see on tore, kui ma liigutan, aga et mõelda, et ma varsti nüüd juba 60-selt teeks sama palju trenni nagu 40-selt, rääkimata 25-sest, et see lihtsalt ei ole nagu jätkusuutlik ja selle ei ole ka mingit mõtet ausalt öeldes. Ma ei saanud ikkagi praegselt vastust, et kas see naine aktsepteerib seda ja lubab sind või ta käib suga koos? No eile käisime näiteks koos rulla sõitmas, aga üldiselt kuna ta tegelikult naine ei ole mul üldse nagu spordikoha pealt kehva ettevalmistusega, aga meie taseme vahe on ikkagi nii suur, et me ikkagi liigume nagu eri radu oma sporti tehes. Ma olen aru saanud, et hea nipp on see, et mine pane ise trenn alla ära ja siis mine naisega koos, et siis te olete enam ühel tasemel. Niimoodi võib ka teha ja siis omakorda jälle nagu eeldab veel täiendavat lisaaja ressurssi. Läheb väga pikaks. No aga elu ongi elamist väärt ja liikumine on hästi tähtis osa. Raul, ülitore on olnud sinuga rääkida, võiks veel palju rääkida, aga ma küsin sult lõpuküsimuse, mida ma küsin kõigi meeste käest, et mida teed sina oma vaimse ja füüsilise heaolu tagamiseks ja tasakaalu hoidmiseks? Mis sinu enda isiklik nipp on? Ausalt öeldes ma praegu veel vähemalt hetkel tunnen, et mul see tasakaal on suht kohta paigas ja ma ei peagi selle nagu eraldi mõtlema, et hetkel on niimoodi, et mõningad võib-olla aastas, ma ei tea, 2, 3, 4 korda, et aga siis selle vaimse tasakaalu saab kindlasti nagu füüsilise liigutamise, vähemalt mina saan nagu paika, et minul seal nagu teist teed ei ole, aga inimesed on erinevad ja keegi võib-olla läheneb selle asjale kuidagi teistmoodi, aga minul on ütleme ikkagi niimoodi, et terves kehas on loodetavasti mingisugune tervemat sorti vaim ka ikka veel alles. Aitäh, Raul, et sa tulid mulle külla ja ma loodan, et meie kuulajad said kõvasti inspiratsiooni ja julgustust, et ei ole kunagi hilja teha seda sammu. Jah, et kui peale tänast üritust siin keegi läheb õue ja leiabki, et võiks nagu liigutama hakata, siis on see saade nagu täiesti oma eesmärgi täitnud. Aitäh, et kuulasite. Mehed hakkame elama!